Mis seos on sellel UFC 250, mis toimub sel esmaspäeval Valge Maja mulul, sõjaga? Noh, mõlemad peavad vastama samale küsimusele. Mida sa teed, kui su vaenlane on kõikumas? Ta pole veel alistatud, ta pole veel alla andnud ja kindlasti pole teda hävitatud, aga ta veritseb. Ta tunneb end isoleerituna, ta on kurnatud. Sa näed, kuidas higi temast voolab ja ta pingutab, et püsti püsida. Kas sa jääd sel hetkel seisma? Kas kuulutad võidu ja lähed koju või lõpetad sa võitluse? Ajalugu on täis rahvaid, kes võitsid lahingu, kuid kaotasid sõja, sest nad peatusid ühe sammu võrra liiga vara. Rumlast tegid seda Kartaagoga. Liitlased tegid seda Saksamaaga. Mõlemal korral uskusid nad, et oht on kõrvaldatud ja mõlemal korral eksisid nad. Täna on Iraan olukorras, mis on märkimisväärselt sarnane nendele ajaloolistele hetkedele. Selle proxy jõud on purustatud. Nagu me teame, on selle majandus tohutu surve all. Selle ballistiliste rakettide programm on saanud suuri tagasilööke. Ja Sale tuumataristu on saanud tõsiselt kahjustada. Me teame, et tema strateegiline positsioon Lähis-Idas on nõrgem kui aastakümnete jooksul. Aga siin on küsimus. Kui Iraanil lastakse sellest olukorrast tervena välja tulla, kas me siis tähistame rahu? Või planeerime me lihtsalt järgmist sõda? Lähme 2200 aastat tagasi. Esimene Puunia sõda Rooma ja Kartaago vahel kestis aastatel 264 kuni 241 e.Kr. See on 23 aastat. See oli üks antiikmaailma suurimaid võitlusi. Nüüd Rooma võitis. Kartaago oli sunnitud loovutama territooriumi. Nad maksid tohutuid reparatsioone. Nende laevastik hävitati suures osas. Nende majandus sai kahjustada. Paljude roomlaste jaoks näis Kartaago oht lõppenud olevat. Aga Rooma tegi kriitilise vea. Nad lasid Kartaagol elama jääda. Nad jätsid selle juhtimisstruktuuri puutumata. Nad jätsid selle sõjalise kultuuri puutumata. Ja mis kõige tähtsam, nad jätsid selle ambitsiooni puutumata. Nad jätsid ka põlvkonna noori kartaagolasi, kes olid otsustanud oma alanduse eest kätte maksta. Üks neist noortest meestest oli Hannibal, üks sõjaajaloo suurimaid väepealikke. Kui Rooma tähistas võitu, valmistus Hannibal kättemaksuks. Peaaegu 20 aastat ta taastas Kartaagot. Ta ei teinud seda avalikult, ta ei teinud seda suure käraga. Tal oli kannatust. Ta tegi seda väga metoodiliselt, pika perspektiivi silmas pidades. Siis tuli teine Puunia sõda. Sel korral ületas Hannibal Alpid elevantidega. Ta hävitas Rooma armeed Trebia juures, Trasimene järve ääres, Kannas. Terved Rooma armeed kadusid kaardilt. Rooma oli Kartaagoga lähemal hävingule kui kunagi varem oma ajaloos. Ja ajalooline õppetund sõjaväejuhtidele ja ajaloolastele on see, et esimene sõda ei kõrvaldanud ohtu. See lihtsalt lükkas selle edasi. Rooma võitis lõpuks, sest ta õppis sellest õppetunnist ja tuli tagasi, et Kartaago hävitada ning hävitas nad jäädavalt 3. Puunia sõjas. Aga ta maksis tohutut hinda, sest lõpetas esimesel korral liiga vara. Nüüd liigume 2000 aastat edasi. Lähme aastasse 1918. Saksamaa kaotab esimese maailmasõja. Saksa keiser on pildilt kadunud. Nende majandus on täielikult purustatud. Armeed piiratakse. Ja nüüd tulevad võitjad Versailles lepinguga ning nad kehtestavad Saksamaale tohutud karistused. Paljud juhid uskusid, et Saksamaa on põlvkondadeks neutraliseeritud, kuid Saksamaa ise jäi puutumata. Selle tööstusbaas sai tagasilöögi, kuid see jäi alles. Selle teadusbaas jäi alles. Selle rahvuslik identiteet jäi alles. Kõige tähtsam on see, et Saksamaa solvumise ja alanduse tunne jäi alles. Jah, see on tõsi. Versailles leping nõrgestas Saksamaad, kuid see ei muutnud Saksamaad. Täpselt nagu Rooma pärast esimest Puunia sõda ei muutnud Kartaagot. Esimene maailmasõda ei kõrvaldanud ideoloogiat, mis oli konflikti ajendanud. See lihtsalt lükkas järgmise peatüki edasi. 20 aastat hiljem, nagu me teame, ilmus välja Adolf Hitler. Saksamaa oli juba üles ehitatud. 20 aastat hiljem oli Saksamaa juba üles ehitatud. Nad olid juba uuesti relvastunud. Nad olid juba ümber organiseerunud ja alustanud sõda, mis tappis 10 miljoneid inimesi. Muidugi, lisaks veel 6 miljonit juuti holokaustis.
Lüüa saanud vaenlane ei ole tingimata muutunud vaenlane. Tegelikult loob kaotus mõnikord kättemaksuks vajalikud tingimused. Nüüd vaatame Iraani. Aastaid on Iraan rajanud Iisraeli ümber niinimetatud tulevöö, kuhu kuuluvad Hamas, Hezbollah, šiidi relvarühmitused Iraagis ja Süürias. Houthid, Palestiina islami džihad, ulatuslik võrgustik, mille eesmärk on ümbritseda Iisraeli surve ja vägivallaga. Nende silmis pidi 7. oktoober olema uue piirkondliku reaalsuse algus ilma Iisraelita. Selle asemel juhtus vastupidine. Hamas on saanud rängalt kannatada. Hezbollah on kandnud erakordseid kaotusi. Suur osa Iraani piirkondlikust infrastruktuurist on lammutatud. Assadi režiim Süürias on kadunud. Iraani komandöörid ja juhid on kõrvaldatud. Strateegilisi rajatisi on rünnatud. Ja suur osa Iraani raketi- ja tuumataristust on saanud tõsiselt kahjustada. Tegelikult on Iraan täna nõrgem kui kunagi varem lähiajaloos. See on tõesti hämmastav. Aga see ei tähenda, et ta oleks lüüa saanud. See tähendab siiski, et ta on haavatav. Ja haavatavad vaenlased muutuvad sageli ohtlikeks vaenlasteks. Aastakümneid oli Iraanil strateegiline relv lisaks rakettidele, Hormuzi väin. Umbes 1/5 maailma naftavarustusest liikus traditsiooniliselt läbi selle kitsa veetee. Iraani võime Hormuzi väina ohustada andis talle tohutu mõjuvõimu. See toimis Iraani jaoks kui geopoliitiline sularahaautomaat. Iga ähvardus Hormuzi väina suhtes suurendas ülemaailmset ärevust. Iga häire selles veetees suurendas Teherani mõju. Aga nüüd, umbes 2 kuud on möödas ja mis te arvate? Maailm on suures osas kohanenud. Saudi Araabia suurendas ida-lääne torujuhtme läbilaskevõimet, nagu me sellest taskuhäälingus rääkisime. Araabia Ühendemiraadid arendasid välja marsruudid, mis mööduvad Hormuzi väinast. Energiaturud on mitmekesistunud. Alternatiivsed transpordikoridorid on laienenud. Tead, Iraanil on endiselt mõjuvõimu, aga see on võib-olla poole väiksem kui varem ja see kõik on juhtunud 2 kuuga. Tegelikult on Iraani võime maailma majandust pantvangis hoida vähenenud rohkem kui kunagi varem. Ja kas me suudame ette kujutada, mis oleks juhtunud, kui Iisrael poleks Iraani aatomiprogrammi hävitanud? Kui Iraan oleks selle pommi saanud, milline oleks olnud nende mõju Hormuzi väinas? Kui me kurdame $7 üle galloni eest, kujutage ette, kui see oleks $20 galloni eest. Kes oleks julgenud Iraanile vastu astuda, kui neil oleks olnud tuumarelv suunatud Hormuzi väina poole? Ma ei näe, et keegi oleks neile vastu astunud. Aga nüüd oleme suure osa nende tuumaprogrammist rivist välja löönud ja president Trump on võtnud Hormuzi üle kontrolli ning see on muutnud strateegilist olukorda. Režiim kaotab nüüd oma kunagised vahendid. See kaotab oma mõjuvõimu. See kaotab oma heidutusvõime. Ja mis kõige tähtsam, Iraani revolutsiooni kaardiväel jääb järjest vähem valikuid. Tead, boksis on üks ütlus, kõige ohtlikum hetk boksija jaoks. See ei ole siis, kui tema vastane on kõige tugevam. Tegelikult on see siis, kui tema vastane on haavatud. Kui vastane teab, et ta kaotab, sest kui vastane teab, et ta kaotab, on ta valmis võtma riske, mida ta muidu kunagi ei võtaks. Iraan meenutab täna boksijat, kes toetub köitele. Küsimus on selles, kas režiim näeb seda ajutise tagasilöögina või eksistentsiaalse ohuna. Kui režiim usub, et suudab ellu jääda, viitab ajalugu sellele, et ta taastub. Iraan kohaneb. See hakkab oma ebaõnnestumisi uurima, kui ta lastakse ellu jääda. Nad on targad inimesed, need iraanlased. Nad hakkavad oma sõjaväge ümber kujundama, nad parandavad oma raketiprogramme. Nad hakkavad uusi tehnoloogiaid otsima. Iraan otsib uusi liite ja valmistub järgmiseks vooruks. Täpselt seda tegi Kartaago. Täpselt seda tegid sakslased. Ja pole mingit põhjust ega tõenäoliselt ühtegi ajaloolist näidet, miks nad peaksid teisiti käituma. On üks väga oluline punkt, millest sõja ja geopoliitika puhul rääkimisel Ameerika Ühendriikides ja Euroopas sageli mööda vaadatakse. Iisrael ei ole lihtsalt järjekordne kaasaegne rahvusriik. Iisraeli ei asutatud 1948 aastal. Iisrael asutati 4000 aastat tagasi. Iisrael on iidne põlisrahvas, kes on elanud samas piirkonnas koos vaenlastega 4 aastatuhandet. Meid ründasid vaaraod. Meid ründasid assüürlased, tollase maailma tugevaim armee.
Babylonlased ründasid meid 586 e.Kristuse, kui nemad olid tol ajal kõige tugevamad. Kreeklased ründasid meid, kui nemad olid kõige tugevamad. Ja roomlased ründasid meid, kui nemad olid kõige tugevamad. Hiljem ristisõdijate poolt ja lõpuks ründasid juute natsid. Nüüd ründavad Iisraeli kaasaegsed džihadistlikud radikaalsed liikumised. Impeeriumid on tulnud ja läinud. Juudi rahvas on jäänud püsima. Iisraeli riik on õppinud, miks see nii on. Me ei ole ellu jäänud sellepärast, et olime alati tugevamad või suuremad, vaid sellepärast, et õppisime oma õppetunni. Ja see on õppetund, mille Iisraeli riik on kogu meie erakordse ajaloo jooksul selgeks saanud. Kui vaenlane on pühendunud sinu hävitamisele, siis sa ei jää ellu eeldades, et ta muutub. See ei toimi. Sinu ellujäämine sõltub sellest, kas sa suudad tagada, et sinu vaenlane ei saa enam oma kavatsusi ellu viia. See ei ole küünilisus, see on ajalooline kogemus. Juudi rahvas on näinud liiga palju teiste riikide ja sisemiste jõudude ajutisi võite, mis on muutunud tulevasteks katastroofideks. Me teame, mis juhtub siis, kui ohte lükatakse edasi, selle asemel, et need lahendada. Me teame, mis juhtub siis, kui maailm kuulutab, et vaenlane on nõrgestatud, ainult selleks, et näha teda põlvkond hiljem tugevamana tagasi tulemas. See on Iisraeli rahvuslik mälu. Iisrael erineb enamikust lääneriikidest. Kuigi ka nemad peaksid mäletama, mõtlevad paljud lääneriigid täna vaid valimistsüklite kaupa. Iisrael peab oma ajaloost lähtuvalt mõtlema põlvkondade kaupa. Paljud lääne juhid küsivad, kuidas järgmised 4 aastat üle elada. Iisrael õpib juba küsima, kuidas tagada, et juudi riik oleks olemas mitte ainult homme või 4 aasta pärast, vaid ka 400 aasta pärast. See erinevus Iisraeli iidse vaate ja lääne lühiajalise vaate vahel muutub Iraani üle peetavas arutelus üha nähtavamaks. Paljude jaoks läänes on tänane eesmärk stabiilsus. Iisraeli jaoks ei ole eesmärk stabiilsus, vaid ellujäämine. Ja need ei ole üks ja sama asi. Tegelikkus on see, et see tekitab pingeid isegi kõige tugevamates liitudes. Nüüd peaminister Netanyahu otsus rünnata Iraani peegeldas seda erinevust strateegilises kultuuris. Operatsioon ei kõrvaldanud täielikult Iraani tuumaprogrammi. Miks siis? Mida see tegi? See ei kõrvaldanud täielikult Iraani raketiprogrammi, kuid see saatis sõnumi Teheranile, sõnumi Iisraeli sõpradele ja mis kõige tähtsam, sõnumi Iisraelile endale. Et Iisrael ei eelda, et teised lahendavad meie eksistentsiaalsed ohud. Me ei saa rajada oma tulevikku ühegi teise valitsuse garantiidele, ükskõik kui sõbralikud nad ka poleks. Iisrael peab üha enam arendama võimet end ise kaitsta. See on olnud tõsi alates 1948 aastast. Ja pärast 7. oktoobrit usuvad paljud iisraellased, et see on nüüd tõsi, rohkem kui kunagi varem. Roomlased arvasid, et Kartaagoga on lõpp. Liitlased arvasid, et Saksamaaga on lõpp. Ajalugu andis mõlemal korral karmi õppetunni. Võitu ei mõõdeta selle järgi, kui palju kahju sa oma vaenlasele teed. Võitu mõõdetakse ühe asja järgi. Selle järgi, kas vaenlane on võimeline tagasi tulema. Täna on Iraan nõrgem, kui ta on olnud aastakümnete jooksul ning tema piirkondlik impeerium on saanud tugevalt kannatada. Tema strateegilisi vahendeid on vähendatud. Tema käsilasrühmitused on nõrgenenud. Tema raketi- ja tuumaprogrammid on saanud suuri tagasilööke. Iisraeli ja maailma ees seisev küsimus ei ole, kas Iraan on kannatanud. Ta on. Küsimus on selles, kas Iraan on muutunud. Sest ajalugu õpetab meile seda olulist õppetundi. Et kui sihikindel vaenlane jääb tervena ellu, saab ühe sõja lõpust enamasti järgmise algus. Aitäh, et ühinesite minuga selle True Eesti taskuhäälingu episoodis.